Tere tulemast 30. aprilli keskpäeva palvusele. Me alustame palvust Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega. Ja sinu vaimuga. Palvetagem. Issand Jumal, taevane Isa, sina lubad nõtradele alati appi tulla. Me palume sind. Hoia meid, et meie nõdra usuküünla hõõguv ja suitsev taht hoopis ära ei kustuks. Anna meile oma armu, nii et me sinule kindlalt loodame. Sinu taevastest armuandidest rõõmuga osa saame meie usu kinnituseks ja südame rahuks ning viimaks õndsaks saame Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Lugemine 96. psalmist. Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale kõik maailm. Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet. Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas. Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kaardetavam kui kõik muud jumalad. Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus. Rahvaste suguvõsad, andke Issandale au ja võimus. Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse. Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu ta palge ees. Öelge paganate seas, Issand on kuningas, siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut, taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab. Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on, siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud. Issanda palge ees, sest tema tuleb. Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile ustavuses. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine 2. Moosese raamatu 14. ja 15. peatükist. Issand rääkis Moosesega öeldes: Ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pi-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele Baal-Sefoni ette, sellega vastakuti. Lööge leer üles mere äärde, sest Vaarao mõtleb, et Iisraeli lapsed ekslevad mööda maad, kõrb peab nad kinni. Mina teen kõvaks Vaarao südame ja ta ajab neid taga. Aga mina ilmutan oma au Vaarao ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen Issand, ja nad tegid nõnda. Issand ütles Moosesele:
siruta oma käsi välja mere kohale, et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike peale. Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning koidu ajal meri pöördus tagasi oma paika. Egiptlased aga põgenesid sellele vastu ja issand paiskas egiptlased keset merd. Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu Vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele. Ei jäänud neist üle ühtainsatki. Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. Nõnda päästis issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mererannal. Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida issand näitas egiptlastele, ja rahvas kartis issandat ning nad uskusid issandat ja Moosest, tema sulast. Mooses ja Iisraeli lapsed laulsid siis issandale selle laulu. Nad ütlesid nõnda: ma laulan issandale, sest tema on ülikõrge. Hobused ja ratsanikud heitis ta merre. Mu tugevus ja mu kiituslaul on issand, tema oli mulle päästeks. Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda. Tema on mu isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks. See on Jumala sõna. Ja lugemine Ilmutuse raamatu 15. peatükist. Nägija Johannes kirjutab: ma nägin taevas veel teist tunnustähte, suurt ja imelist. 7 inglit, kelle käes oli 7 viimset nuhtlust, sest nendest jõudis lõpule Jumala raev. Ja ma nägin otse kui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nimearvu, seisvad klaasmere ääres, Jumala kandled käes. Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu. Suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal, kõige väeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas. Kes ei peaks kartma sind, issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks. See on Jumala sõna. Lugemine Püha Luuka evangeeliumi 1. peatükist. Maaria ütles: mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukat troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Issand, halasta. Issand, halasta. Kristus, halasta. Kristus, halasta. Issand, halasta. Issand, halasta. Kristus, kuule meid. Kristus, kuule meid. Issand Jumal, Isa taevas. Halasta meie peale. Issand Jumal, Poeg, maailma õnnistegija. Halasta meie peale. Issand Jumal, Püha Vaim. Halasta meie peale. Ole meile armuline. Heida armu, armas Issand Jumal. Ole meile armuline. Aita meid, armas Issand Jumal. Kõigi pattude eest, kõigi eksituse eest, kõige kurja eest, kuradi pettuse ja kavaluse eest, kurja ja äkilise surma eest. Hoia meid, armas Issand Jumal. Sõja ja verevalamise eest, mässu ja vaenu eest. Hoia meid, armas Issand Jumal. Katku ja kalli aja eest, rahe ja välgu eest, tule ja veekahju eest, igavese surma eest. Hoia meid, armas Issand Jumal. Oma püha sündimise läbi. Aita meid, armas Issand Jumal. Oma ristimise, paastumise ja kiusatuse läbi. Oma surma võitlemise ja verise higi läbi. Oma risti ja surma läbi. Aita meid, armas Issand Jumal. Oma püha ülestõusmise ja taeva minemise läbi. Püha vaimu anni läbi. Aita meid, armas Issand Jumal. Kõigi meie kannatuste sees, kõige meie heaolu sees, meie surmatunnil viimsel kohtupäeval. Aita meid, armas Issand Jumal. Meie vaesed patused palume. Et kuule meid, armas Issand Jumal. Me täname sind, et võime igal ajal sinu poole pöörduda ja sinu peale loota. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind kõigi viiruse kandjate ja nende lähedaste eest. Aita meil üksteisest hoolida ning üksteist palves kanda. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind riigi valitsejate eest. Aita langetada õigeid otsuseid. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind kõigi meditsiinitöötajate pärast. Anna neile jõudu, jaksu ja kindlat meelt teha, mis on parim. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind kõigi meediatöötajate pärast. Aita neil vahendada õiget informatsiooni ja hoiduda paanika külvamisest. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal.
me palume sind kõigi õpetajate pärast, kes peavad lapsi õpetama distantsilt. Anna neile selgust ja silmasära seda tööd jätkata. Me palume sind. kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume sind kõigi politseinike, piirivalvajate, kaitseväe ja kaitseliitlaste eest. Anna neile kindlat meelt ja jaksu oma ülesandeid täita. Me palume sind. kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume kõigi perede pärast, kes peavad kodus olema, aga ka kõigi eest, kes on jäänud üksi sel ajal. Aita neil leida üksmeelt ja koos toimimist. Me palume sind. kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume rahu ja armastust kõigi inimeste südamesse. Me palume sind. kuule meid, armas Issand Jumal. Me täname sind, et sina oled kogu maailma Issand ning me võime kogu oma lootuse panna sinu peale. Me palume sind. kuule meid, armas Issand Jumal. Oh Jeesus Kristus, Jumala poeg, kuule meid, armas Issand Jumal. oh Jumala tall, kes maailma patu kannad. halasta meie peale. Oh Jumala tall, kes maailma patu kannad. halasta meie peale. Oh Jumala tall, kes maailma patu kannad. anna meile oma rahu. Kristus, kuule meid. Kristus, kuule meid. Issand, halasta. Issand, halasta. Kristus, halasta. Kristus, halasta. Issand, halasta. Issand, halasta meie peale. Aamen. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu teid kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.